Kui kõik inimesed maakeral tantsiks oleksid rõõmsad, siis neid sõdasid ei toimukski. Miks sa arvad nii? Kuna siis oleks palju rohkem usaldust ja tiimitööd ja kõike seda. See on kujunenud nagu üheks minu elustiiliks põhiliselt ja ma tunnen, et see on ka mõjutanud väga minu loovust ja ma mõtlen palju laiemalt igapäeva asjade kohta. Tants annab mulle palju rohkem julgust juurde. Et väiksenes, kui ma alles hakkasin tantsima, see oli küll niimoodi, et ma kodus ikka nagu panin täie võimuga, aga kui lava peale läksin, see oli niimoodi, et ma panin ennast purki kinni ja tegin ainult nagu 1/3 sellest, mida ma tegelikult suudan. Kui saad aru, et miks sa midagi teed, siis muutub selle tegemine hästi palju kergemaks ka. Ja ma olen 9 aastat käinud tantsimas ja mul ei ole, ma ei ole kunagi tahtnud minna tantsimast ära. Ja ma arvan, et see on lihtsalt sellepärast, et ma olen alati saanud aru, kui oluline see minu jaoks on. Ma saan ennast paremini väljendada. Mul on palju parem enda stressi välja liikudes saada, kui näiteks kirjutades, sest ma lihtsalt ei ole selliselt niimoodi loov, aga just tants ja liikumine on andnud mulle nagu teise keele, kus ma saaksin iseennast nagu väljendada, välja elada ja teistega siis suhelda. Võib-olla just see, et ma nagu ei muretse võib-olla enam nii palju, kui ma kunagi muretsesin. Muidugi muretsen ikka nagu tavaliselt, aga nagu see on siiski paranenud see, et ma võib-olla nagu ei muretse ja kuidagi nagu suhtun asjadesse teistmoodi. Inimestega suhtlemine on läbi tantsu mingis mõttes kindlasti läinud lihtsamaks ja koolis õppides on ka palju parem mõelda, kui oled näiteks eelmine päev käinud tantsutrennis ja pea on puhas. Minu usk endasse muutus päris palju. Ma rohkem nagu püüan enda unistusi tuua nagu päriseks. Just jälle see keskendumine ja kuidagi nagu aitab nagu kuidagi loovust arendada. Kuna meil on siin loovtantsukool, siis nagu loovtants ja üldse tants nagu arendab loovust ja seda mõtlemist ka ja kuidagi nagu aitab asja helgest küljest siis vaadata. Ma olen nüüd enesekindlam tantsides. See väljendub ka klassis, kus pean mingit luuletust ette lugema. Mul ei ole enam sellist hirmu. Seal teiste ees olla on nüüd mugavam, sest ma olen seda teinud tantsides ja tantsides ma näitan iseenda teisi külgi, natuke sügavamaid kohti, mis ei ole mulle just teistele just ütlemiseks kõige parem. Suudan rääkida näiteks ka avatumalt, et ma ei ole siuke kinnine inimene, et see on väga palju aidanud. Tantsus, siin tantsukoolis, ma õpin väga usaldust ja usku ja tiimitööd ja kõike seda. Me kuidagi oleme rohkem nagu ühine grupp ja kuidagi kulgeme nagu kõik koos rohkem. Tantsuõpetaja juures kõige olulisem, et vahet ei ole, kas õpilane on kuidagi eriti andekas või vastupidi ei saa nii hästi tunnis hakkama. Et see võib kõlada imelikult, aga kõiki õpilasi ei tohi selles mõttes võrdselt kohelda, et kõiki peab tundma õppima ja mõistma, sellepärast et ma arvan, et need tantsuõpetajad, kes tahavad, et kõik tantsiksid samamoodi, nad ei saa kunagi seda tulemust saavutada, sellepärast et kõik inimesed on erinevad ja kui neid kohe kohelda kui erinevaid tantsijaid, erinevaid inimesi, siis tegelikult on kõige parem nii lastel kui ka tegelikult lõpuks tuleb kõige parem see lõpptulemus. No õpetajad peavad kindlustama, et nad õpetavad ikkagi õiget asja ja ei õpeta mingite valede võtetega kindlasti, et mis teeks näiteks haiget lapsele. Ta peaks olema toetav appi ja kindlasti mitte nagu kedagi võrdlema üksteisega, sest õpilasena see on lihtsalt nii vastik headest pooltest, et ta peaks aitama ja nagu nägema õpilasi. Pidevalt ka tuletavad sulle meelde, mida sa oskad tegelikult ja et
kui hästi sa tegelikult nagu oskad seda ja et kui sa tegelikult keskendud ja oled kõige parem sina, mis sa saad olla, siis sa suudaks teha nii imelisi asju, kui saab üldse. Õpetajatel on väga oluline roll ja ma arvan, et minu õpetajad on mind mõjutanud väga positiivselt sellepärast, et nad on mind väga hästi tundma õppinud. Mingid õpetajad teevad selle tunni alguses selle, et kuidas sa tunned ennast ja mingi ütle 1-10, kui väsinud või kui energiline sa oled. Ja seal ma leian just endale selle koha, kus ma saan öelda, et täna ma olen väsinud ja see nagu toetab mind, sest siis nagu kui teised tunnevad ka nagu väsinuna või väga energilises, siis ma ei tunne ennast nii üksikuna selles. Hästi palju on neid õpetajaid, kes on hästi orienteeritud sellele tulemusele, et nad armastavad tantsu, aga nad armastavad seda tantsu, mida esitatakse laval, mille nemad on välja mõelnud. Aga ma ütleksin, et kõige paremad õpetajad, kui nii-öelda on need, kes armastavad kogu seda protsessi. Sellepärast, et see tegelikult vähemalt minu puhul on see, miks ma käin tantsutundides, mitte selleks, et olla pärast 5 minutit laval, kuigi ma naudin ka seda, minu arvates see lõpptulemus on ka oluline. Aga mina ikkagi tantsin iga hetke jaoks, kus ma tantsin, mitte selle lõpptulemuse jaoks. Mitte sind panna teistega võistlema, vaid endaga võistlema, et olla parem kui eilne sina. Ja ka kindlasti see, et tal oleks ise huvi selles, et mida ta sulle õpetab. See mõtlemisviis ja nagu kuidas suhtutakse asjadesse, see nagu muudab seda, kui hästi me saame asju ka õppida ja nagu kuidas meile asjad meelde jäävad ja mida me teeme ja kuidas. Ta ei tohiks lastest nalja teha või neid nagu neist nagu nalja teha ja neid maha panna. Kritiseeriks või kuidagi nagu liialt kommenteeriks õudselt seda, et nagu mida me kõike halvasti tegime näiteks. Ja mul on selline tunne, et vahel õpetajatel võib kuidagi kaduda ära see teadmine, et nad ei saa enam aru, mille jaoks nad teevad seda kõike ja kui nad võtavad endale selleks eesmärgiks, et ma tahan, et kõigil tõuseks jalg 90 kraadi, et sellised kuidagi väga kindlad konkreetsed eesmärgid küll aitavad võib-olla õpilastel, ma ei tea, mõista seda oma protsessi, oma arengut, aga kõige olulisem on ikkagi see, et iga hetk selles tees mingisuguse eesmärgi poole oleks sama väärtuslik kui eesmärk. Ja see mulle tundub, et mitte ainult tantsuõpetajatel, aga paljudel inimestel kuidagi kaob ära, et kui nad on väga tulemustele orienteeritud, nad lihtsalt enam ei pane tähele seda teekonda. Et õpetaja on haritud just oluline sellepärast, sest nad teavad, kuidas kehaga enam-vähem töötab, et nad ei pane õpilasi tegema mingeid võimatuid asju. Et see annab neile ka kuidagi niisuguse teadmise, kuidas õpilastega rääkida ja kuidas nendega suhelda ja mida üldse teha seal tunnis. Et kui ma lihtsalt tuleks mingi tänavalt inimene, siis ma arvan, et ta ei suhtuks meisse samamoodi kui haritud õpetajad. Meil koolis on juba tants eraldi tunnina. Niiviisi, et ma ütleks, et tegelikult on see oluline, et sa saad kontrollida enda keha tegema midagi, mida sa tahad, et sa teeks ja kui sa soovid, et sa õpiks selle ära, et sa suudaks seda teha, siis sa pead ennast veenma ja hakkama seda tegema ja suutma ja selleks ongi vaja sul nagu kehaga üks olla ja saada aru, mida sa tunned ja kõike seda. Sa saad kasutada ka oma aju natuke teisiti kui näiteks koolis, kus sa nagu pead mõtlema, et kuidas mu jalad liiguvad ja mis see koordinatsioon on. Toreda, ma ütleksin, on see, et kui inimesed saavad tantsida, lapsed saavad tantsida hoolimata sellest, kas nad oskavad tantsida, kas nende vanemad arvavad, et nad peaksid tantsima, sest et vanematel on väga oluline roll selles, millised lapsed on. Aga minu arvates see on kõige võib-olla väärtuslikum, kui lapsed saavad olla nii-öelda terviklikud isikud, et nemad saavad teha seda kunsti hoolimata sellest võib-olla, milline on nende kodu, mis nad muidu arvavad ja see ongi see põhiline, ma ütleksin, tantsuõpetajate kohustus, et nad võimaldaksid kõigil lastel, kes tahavad tantsida.
vanemad peaksid nagu uurima, kuhu nad üldse oma lapsed viivad ja et kui laps tahab nüüd minna näiteks mingisse teise stuudiosse, et vaadata ka, et kuidas ise nagu ekstra tööd teha selleks, et leida kohta, kus on nagu lapsel turvaline, et see laps ei satuks mingisse situatsiooni, kus mingi õpetajad on täiesti väga toksilised ja sunnivad lapsi tegema asju, mida nad ei ole võimelised tegema. Ta ikka teaks ka, mida laps trennis teeb ja näiteks siis saab läbi nende näha, näiteks on mingid kontserdid, kus kõik õpilased näitavad, mida nad on õppinud aastate jooksul ja siis saavad vanemad sinna minna vaatama. Kui me koristame perega, siis paneme kõlarist laulu ja kõnnime mööda maja nagu tantsime niimoodi ja siis, kui teeme süüa, tantsime. Et see on niisugune nagu terve pere asi. Isegi kui mõned teevad seda rohkem kui teised, see on ikkagi nagu niisugune asi, mida kõik peaksid proovima. Hästi paljudel inimestel on, ma ütleksin, see probleem, et nad kuidagi ei ole ühenduses oma kehaga. Et kas või suheldes, meil oli just koolis kõnevõistlus, et see, et kui inimesed lähevad publiku ette lavale, et nad ei tunne ennast seal mugavalt, mitte sellepärast, et nad ei tea, mida öelda või et nad justkui kardavad seda publikut, vaid nad ei tea, mida teha. Ja minule on tants, ma arvan, õpetanud seda, et igasugune liikumine on nagu ilus, et see on alati mõttekas. Ma tahaks lisada, et kõik, kes seal seda videot kunagi vaatavad ja mõtleb, et tahaks proovida tantsimist, siis ma kindlasti soovitan, et proovige ja ärge andke alla.